Ja sõber, täna jätkame kohtumõistja Jefta loo käsitlust. Jefta elu oli kõike muud kui lihtne. Ta oli tõrjutud ooranaise poeg, keda vennad olid isa kodust välja löönud. Kuid kui ammonlased Iisraeli ründasid, pöördusid needsamad inimesed, kes ta olid hüljanud, hädas tema poole, et abi saada. Pärast tingimist otsustab ta vendi siiski aidata. Kuid mis juhtub avatud südamega keset uusi konflikte? Ja just see küsimus võib heita valgust ka meie olukordadele. Aga kuulakem kõigepealt seda lugu ja originaalis. See on siis kohtumõistjate raamatu 11. peatükk 12. kuni 28. salmini. Siis Jefta läkitas käskjalad ammonlaste kuningale ütlema: mis on sinul minuga tegemist, et sa tuled mu juurde sõdima minu maa vastu? Ja ammonlaste kuningas vastas Jefta käskjalgadele: sellepärast, et Egiptusest tulles võttis Iisrael mu maa Arnonist kuni Japoki ja Jordanini. Anna see nüüd rahuga tagasi. Ja Jefta läkitas taas käskjalad ammonlaste kuninga juurde ning käskis temale öelda: nõnda ütleb Jefta, Iisrael ei ole võtnud Moabi maad ega ammonlaste maad, sest kui nad Egiptusest tulid, rändas Iisrael kõrbes kuni kõrge mereni ja jõudis Kaadesisse. Siis Iisrael läkitas käskjalad Eedomi kuningale ütlema: lase ma lähen su maast läbi. Aga Eedomi kuningas ei võtnud seda kuulda. Ta läkitas käskjalad Moabi kuninga juurde, aga seegi ei nõustunud. Nii jäi Iisrael Kaadesisse. Siis ta rändas kõrbes ja läks ümber Eedomimaa ja Moabimaa ja tuli Moabimaa idapiirile ning lõi leeri üles teisel pool Arnonit ega tulnud Moabimaa alale, sest Arnon on Moabi piiriks. Seejärel läkitas Iisrael käskjalad eemorlaste kuninga Hestboni kuninga Sihoni juurde ning ütles temale: lase meid minna oma maast läbi minu sihtkohta. Aga Sihon ei usaldanud Iisraeli, et see läheb tema maalast ainult läbi, vaid Sihon kogus kokku kogu oma rahva ja nad lõid leeri üles Jaasasse ja ta sõdis Iisraeli vastu. Aga issand Iisraeli Jumal andis Sihoni ja kogu ta rahva Iisraeli kätte ja nad lõid neid. Ja Iisrael päris kogu maa eemorlaste maa, kes elasid seal maal. Nad pärisid kogu eemorlaste maa-ala Arnonist kuni Japokini ja kõrbest kuni Jordanini. Nii on siis nüüd issand Iisraeli Jumal ajanud ära eemorlased oma Iisraeli rahva eest, aga sina tahad pärida seda maad. Kas sa ei peaks pärima seda, mis su Jumal Kemos annab sulle pärida? Siis meie pärime kõik selle, mis issand meie Jumal meie eest tühjendab. Kas sa oled siis nüüd tõesti parem kui Baalak, Sipori poeg, Moabi kuningas? Kas riidled tema Iisraeliga või sõdis nende vastu? Iisrael on elanud Esbonis ja selle tütarlinnades, Aroeris ja selle tütarlinnades ja kõigis linnades, mis on Arnoni kallastel 300 aastat. Miks te ei ole selle aja jooksul neid ära võtnud? Mina ei ole sinu vastu pattu teinud, sina aga teed mulle paha, et sõdid mu vastu. Issand kohtumõistja, mõistku täna õigust Iisraeli laste ja ammonlaste vahel. Aga ammonlaste kuningas ei kuulanud Jefta sõnu, mis see temale läkitas. Aamen. Me näeme, et Jefta juures ei ole mineviku haavadest midagi päris kadunud.
Kuid Jefta elus ei kuulu viimane sõna siiski neile haavadele ja kuidagi nendele, kes teda olid kõrvale heitnud, vaid vaatame, kuidas ta selles olukorras ikkagi nüüd toimib. Kui ammullaste sõjavägi on valmis ründama, teeb Jefta midagi ootamatut. Ta ei torma pimesi lahingusse, vaid saadab ammullaste kuninga juurde saadiku. Ta alustab diplomaatilist dialoogi, küsides, mis on sul minu vastu, et oled tulnud mu maad ründama. Ammoni kuningas esitab süüdistuse, et Iisraeli rahvas võttis Egiptusest tulles nende maad. Kuid Jefta tunneb oma rahva ajalugu paremini. Ta meenutab täpselt, et Iisrael ei röövinud maid, vaid nad rändasid kõrbes ja hoidsid eemale Moabi ja Ammoni piiridest. Alles siis, kui eemorlaste kuningas Sihon keeldus neile läbipääsu andmast ja neid ründas, andis issand Iisraeli jumal selle maa Iisraeli kätte. Me saame siit esimese olulise põhimõtte. Enne kui võidelda, peame teadma, mille eest me võitleme. Kui inimene ei tea, mille eest ta seisab, hakkab ta lihtsalt võitlema oma maine, positsiooni või arvamuse nimel. Küpse südame hoiak ei väljenda kunagi emotsionaalses rusikatega vehklemises, vaid oskuses seista rahulikult ja faktipõhiselt oma seisukohtade eest. Jefta võtab aega ja kulutab energiat, et selgitada ja põhjendada oma seisukohti. Niisiis dialoogi otsimine pole nõrkuse, vaid väärikuse tunnus. Jefta oli mees, kelle üle teised otsustasid tema tausta ja mineviku järgi. Ta oli hüljatu ja ühiskonna ääremaale tõugatu, kuid Jumal otsustas just teda oma rahva päästmiseks kasutada. See on piibli üks sügavamaid paradokse. Inimesed võivad sind määratleda su mineviku järgi, kuid Jumal ei ole sinu minevikuga piiratud. Inimesed võivad öelda, sa oled see, kes sa kunagi olid, aga Jumal ütleb, ma tean, kes sa olid, aga ma tean ka seda, kelleks sa võid minu käes kasutatuna muutuda. Võib-olla tunned sa end täna kõrvale jäetuna, ära lase teiste inimeste hinnangul muutuda sinu elu kujundavaks jõuks. Sinu elu viimane sõna ei kuulu neile, kes sind kunagi kõrvale heitsid. Viimane sõna on Jumalal. Jefta teeb dialoogis kõik endast oleneva, kuid salmis 28 kuuleme kurba tõdemust, aga ammonlaste kuningas ei kuulanud Jefta sõnu. On olukordi, kus me põrkume kangekaelsuse, omakasu või vimmaga, kus teine pool lihtsalt ei taha rahu. Mida teeb Jefta selles olukorras, kui inimlikud argumendid on ammendunud? Ta ei hakka ähvardama ega vihas kätte maksma. Ta väljendab oma hoiakut ja veendumust nõnda. Mina ei ole sinu vastu pattu teinud, aga sina teed mulle kurja, sõdides minu vastu. Issand kohtumõistja, mõistku täna Iisraeli laste ja Ammoni laste vahel kohut. Kannatades ebaõiglust kaldume me kohe võtma kohtumõistja rolli. Me soovime, et teine pool otsekohe kahetseks ja et kõik näeksid, et meil oli õigus. Kuid kristlik usk õpetab meile midagi sügavamat. Me ei pea võtma endale kohtumõistja rasket ametit. Me võime ka lihtsalt öelda, issand, sina tead, mis juhtus, sina tead, kes eksis, mõista sina kohut. See vabastab meie südame üle jõu käivast koormast. Me anname olukorra üle sellele,
kes on ajaloo ja õigluse issand. Ometi ei ole Jefta lugu lihtsalt üks kaunis kangelaslugu. See on ka tõsine hoiatus. Hiljem, kui Jefta läheb lahingusse, teeb ta Jumalale rutaka ja traagilise tõotuse, aga sellest kuuleme hiljem. Selles tõotuses peegelduvad mineviku haavad ja ebakindlus. Nii püüab ta Jumala heakskiitu ikkagi võidu korral tõotud ohvriga kuidagi välja teenida. Tuletagu see meilegi meelde, et me võime olla väga innukad Jumala asjas ja samal ajal Jumalast siiski valesti aru saada. Meie usu keskmes ei ole see, mida meie anname Jumalale, vaid see, mida Jumal meile oma pojas on kinkinud. Jefta alustas õigesti, kuid tema elu hilisem traagika näitab, kui kergesti võime me oma õiguses ka libastuda. Sellepärast pole oluline niivõrd mitte see, kas mul on alati õigus, vaid see, mis toimub minu südamega sel ajal, kui ma oma õigust kaitsen. Hea sõber, kui sa seisad täna keset ebaõiglust, konflikti ja mineviku haavu, siis anna see kõik Jumala kätte, las tema ütleb viimase sõna. Ja kui me eksime, olgu meil alandlikkus seda ka tunnistada. Järgmisel korral kuuleme juba otsustavast lahingust ammolaste ja Jefta vahel. Aga seniks kohtumiseni.